26. aprillil 2000. aastal toimus Põllumajandusministeeriumi saalis Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi asutamiskoosolek. Asutajaliikmeid oli 26, avasõnaga esines põllumajandusminister Ivari Padar ja juhatuse esimeheks valiti Raigo Kollam, kes jäi sellesse ametisse järgnevaks 20 aastaks. 2001. aastal tunnistatakse Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts aretusühinguks ja antakse talle tegevusluba. Järgnevate aastate jooksul pannakse alus sporthobuste aretusele Eestis. Töötatakse välja hobuste elektrooniline andmebaas, alguse saavad seltsi traditsioonilised sündmused, võõrratsaniku test ja täkkude päev ning noorhobuste ülevaatused. Ka maailm hakkab meie vastu huvi tundma. Eesti, Läti ning Leedu hobusekasvatusega tulevad tutvuma maailma sporthobuste kasvatajate föderatsiooni esindajad ja meid võetakse selle föderatsiooni liikmeks. Järgneva 5 aasta jooksul toimub kohaliku aretusmaterjali komplekteerimine parema genofondiga hobustega, eriti täkkudega. Kujuneb meie põhimõtetes veendunud liikmeskond ja kasvatajate mõtteviis hakkab muutuma jõudluskontrolli nii ülevaatuste kui võistluste suurema tähtsustamise poole. Riigipoolne hobusekasvatuse kvaliteedi olulisuse mõistmine kajastub jõudluskontrolli toetuse kehtestamises. Selle perioodi meeldejäävamaid sündmuseid oli meil tunnustatud täku A. Picasso'de muuse tulemine 6-aastaste hobuste maailmameistriks Lanakenis 2006. aastal ning esimese Eesti sporthobusena osales noorhobuste maailmameistrivõistlustel Tyrolde muuse oma kasvataja ja omaniku Peeter Viiardi all. Noorhobuste ülevaatuste finaalis oli ülekaalukalt parim ning tunnustati aretusse 3-aastane Hannoveri täkk Spartacus. Euroopas on tal nüüdseks üle 600 varsa. Mõlemad täkud on meie hobuste genofondi suure panuse andnud. Eesti sporthobune Fee tõi meile esimesed auhinnalised kohad suurel rahvusvahelisel võistlusel Lummenis. Eesti sporthobused saavutavad esimesed rahvusvahelised võidud ja mitmed Eesti meistritiitlid. Grand Prix tasemele on jõudnud Eesti sporthobused Landis Aquarell koolisõidus ja Fee Traffic V Carlos Patrol V Dorado, viimased 2 välisratsanikega. Esmakordselt jagatakse Eesti meistritiitlid ainult Eesti sporthobuste vahel ja meie hobused saavad noorhobuste tšempionaadil esmakordselt rohkem auhinnalisi kohti kui importhobused. Ka Eestis sündinud hobuste edetabelite kõik liidrid on Eesti sporthobused ja ratsaponid. Esimesed Eesti sporthobused Vilander ja Sopranist K jõuavad Lanakenis maailma noorhobuste meistrivõistlustel takistussõidus 2 puhta sõidu järel finaali, kuhu jõudis hobuseid vaid 9 riigi 12 tõuraamatust. Maailma tõuraamatute takistussõidu edetabelis on nende aastate jooksul meie tõuraamatu parim koht 35. Eesti ratsasportlaste rahvusvahelistest startidest tehakse 45% Eestis sündinud hobustel ja Eesti takistussõidu edetabelis oli esimest korda üldarvestuses parim Eesti sporthobune Alfons Ra ratsanikuga Rein Pill. Esimest korda esinevad Eesti sporthobused noorhobuste MM-idel 3 alal. Lisaks takistussõidule ka 3 võistluses ja kestvusratsutamises ning Lanakenis maailma noorhobuste tšempionaadi takistussõidus saavutab Eesti sporthobune Ping Pong V ratsaniku Paul Argusega finaalis 6. koha. Koolisõidu Euroopa meistrivõistlustel stardib juba 2 korda Tiina Ellermanni all Eesti sporthobune. Esimesel korral Landis Aquarell, nüüd Donna Anna. Meeldejääv on, et esimene Eestis sündinud sugutäkk Kontatuur JP tunnustatakse Shangreshade tõuraamatu poolt ja Eesti sporthobune Cäsar täidab oma hiinlasest ratsaniku Jou Shengi all Tokyo olümpiamängude normatiivi. Hippomundo edetabelis riikide oma kasvatatud sporthobuse edukuse kohta vastavalt nende võidetud auhinnasummadele on Eesti maailmas 20. kohal ja Euroopas 15. kohal.
soovime oma kasvatajatele jätkuvat varsaõnne.